Ja tänases ilmaprognoosis on meil siis Abu Dhabi kinnisvara. Tänaseks päevaks meil on rohkem ülevaadet Abu Dhabi pakkumistest ja kinnisvaraturust. Abu Dhabis on suur pluss see, et enamus maad on ikkagi riigi arendajate käes, mis tagab stabiilse kvaliteedi ja paremad lahendused. Näiteks Marbellas või mujal Euroopas, Prantsusmaal, mere ääres sa ei saa mitte midagi osta samaväärselt sellise rahas. Isegi Eestis samaväärne villa maksab sama palju kui mitte rohkem. Tere sõbrad, tervitused Dubaist. Täna me sõidame Abu Dhabisse ja Abu Dhabi on viimasel aastal muutunud üha populaarsemaks. Selleks on ka omad põhjused, sest Dubais on jäänud üha ja üha vähem projekte, kui on mõistlik investeerida, sest head maad on vähem ja vähem ja vähem iga nädalaga, kui ehitada häid asju ning investorid on hakanud vaatama ka Abu Dhabi poole. Miks? Sest Abu Dhabi on täiesti tõusev region, et kui Dubais välismaalased said kinnisvara osta alates 2002, siis Abu Dhabis alates 2019 ehk Abu Dhabi kinnisvaraturg välisinvestorite jaoks on hulsem. Lisaks Abu Dhabis on elanikkonna arv viimase paari aastaga kasvanud pea 500,000 elaniku võrra, kuid aastas tehakse umbes 15 000 kinnisvaraühikut juurde, ehk seal on väga tugev kinnisvara defitsiit ja mul elab üks väga hea sõber Abu Dhabis ja näiteks kui tema sügisel otsis endale uues majas üürikorterit, siis oli tema jaoks üks paras peavalu quest, et tal kulus selle jaoks mitu nädalat, sest tal võeti 7 korterid nina eest ära. Ning Abu Dhabis väga tugevalt kasvab Abu Dhabi Global Markets ja Financial District, kuhu kolivad päris paljud rahvusvahelised ettevõtted. Nendele kõrgepalgalistele spetsialistidele ettevõtjatele on vaja kuskil elada ja Abu Dhabis on maad, kuhu veel ehitada kvaliteetset kinnisvara. Ning Abu Dhabis on ainult 15% maad, mis on freehold, kuhu saab ehitada, kuhu saavad välismaalased osta. Ja need alad on tavaliselt eksklusiivsemad, nagu näiteks Yas Island, kus on siis meil F1 rada, kus tehakse palju kontserdeid, kuhu tuleb ka Disney World. Siis meil on uus Fahid Island, mis on siis Yas ja Sadiadi vahel. Al Jubail Island, siis meil on Sadiad, kus on siis Louvre, Guggenheimi muuseum, Sheikh Zayed muuseum, kus on meil kristallpuhta veega rand. Meil on siis Al Reem Island, mis on nii-öelda Abu Dhabi kesklinn ja loomulikult meil on ka uus Hudairat Island, mida ma rääkisin ka paari kuu taguses videos. Aga tänaseks päevaks meil on rohkem ülevaadet Abu Dhabi pakkumistest ja kinnisvaraturust. Abu Dhabis on suur pluss see, et enamus maad on ikkagi riigi arendajate käes, mis tagab stabiilse kvaliteedi ja paremad lahendused, et ehita lihtsalt ühte suvalist maja nagu Dubais in the middle of nowhere, vaid ikkagi ehitatakse kommuune täis lahendustega rajoone. Kui me räägime hindadest ja üldse sisenemisvõimalusest, siis loomulikult Abu Dhabis elavad jõukamad inimesed. Et kui Dubais meil on olemas turgu nii 150 000 eurosele stuudiole, 300 000 korterile, 1 000 000 eurolisele korterile ja ka 10 miljoni eurolise villale, siis Abu Dhabisse pigem ma soovitan siseneda kallimatesse objektidesse, alates 500 000 eurot, kas siis Al Reem Islandil või kui me räägime eksklusiivsematest kohtadest, siis näiteks Hudairat Islandil ma soovitan vaadata suuremaid kortereid või üldse rida elamusid ja villasi. Aga mis teevad meil hinnad? Kui me räägime sisenemishinnast, siis täna parim hind, kuhu siseneda on Al Reem Islandil ja seal näiteks riigi arendaja Modon ehitab meil täna Tara parkmaja, Muheira maja, mis on sold out, aga võib-olla vabanevad mingid cancellationid ja seal on suure kahetoalise korteri hind alates 1,6 miljonit dirhamit. See on 380 000 eurot suure korteri eest koos parkimiskohaga, köögi, garderoobidega, mis on 5 minutit downtownist ja ADGM-ist ehk Abu Dhabi Global Marketsist. Ja sellist hinda
ei tule ja ta hakkab palju tõusma tänu sellele, et Dubais täna üritatakse juba magalarajoonides nagu GVC müüa uusarendusi praktiliselt sama hinnaga. Kui me räägime näiteks Yas Islandist, siis seal on korterite hinnad umbes alates 1,82 miljonit dirhamit, kui me räägime näiteks kas Ohana Manchester Cityst, Valdari arendustest. Hetkel tuleb turule ka Abu Dhabisse Shoba, seal hakkavad hinnad 1,3–1,4 miljonist dirhamist, aga selle tõttu, et neil korterid on väiksemad, need on umbes 55, mitte 70 ruutu nagu Modonil. Ehk kõige soodsam sisenemise võimalus on alates täna 300 000 eurost. Fahid Island on meil mere ääres, sellest räägime ka natukene. Seal hakkavad hinnast 2,1 miljonist dirhamist. Muidugi kõige kallim on Sadiat, seal hakkavad hinnad umbes 3 miljonist dirhamist. Osad two-bedroomid on isegi alates 6, 7, 8. Kui me räägime bränditud majades nagu Baccarat või Mandarin Oriental, siis seal hakkavad hinnad üldse 16 miljonist dirhamist, mis on üle 4 miljoni euro. Aga see ongi nii-öelda Lähis-Ida üks kõige eksklusiivsemaid kohti üldse, kuhu kinnisvara osta saab. Aga kui tulla tänase hiti juurde, mis on suurima kasvupotentsiaaliga, siis on loomulikult Al Khudeirat Island, mis tuleb Manhattani suurune saar, kuhu ehitab riigiarendaja Modon, millest me oleme ka varasematest videotest ja reklaamidest rääkinud. Ning sinna me ka täna suundume, räägime, mis sealt tuleb, millised on seal investeerimisvõimalused, mida saab täna osta, mida on lähitulevikus oodata, et kellel on huvi, ta saaks juba ennast ette valmistuda, rääkida minuga, võib-olla tulla üldse kohe peale tuurile. Ja Abu Dhabi peamised investeerimisargumendid Dubai ees on täna järgmised. Esiteks, rahvastiku arvu kasv ja vähene pakkumine. Ehk ehitatakse iga aasta ainult 10–15 000 ühikut juurde, aga rahvastiku arv kasvab paarisaja tuhande inimese võrra. Vastupidiselt Dubaile, kus on ka sama suur rahvastiku kasv, aga pakkumist on umbes mitu korda rohkem kui Abu Dhabis. Teiseks, Abu Dhabis on eksklusiivsemad pakkumised, nagu ma rääkisin, kas siis mere ääres, tõmbekeskuste juures. Dubais enam mere ääres väga palju maad ei ole. On olemas ka projekte, millest oleme rääkinud, Maritime Cities, Dubai Islandsis, Dubai Design Districtis, aga neid ei ole enam palju. Kolmandaks, hinna ja kvaliteedi suhe. Abu Dhabis on hinnad endiselt 40% soodsamad kui Dubais. Ning näiteks peamine investeerimisargument, kuhu mina ostaks, investeeriks näiteks Al Khudeiratil villadesse. Ja seal täna saab osta villa alates 2 miljonist eurost, aga Dubais on sama villa mere ääres mitu korda kallim. Ehk Dubais sa saad 2 miljoni euroga osta villa, mis on umbes 20 minutit merest sisemaal kommuunis. Praegu me siis sõidame mööda Yas Islandist. Ja Yas Island on siis meil meelelahutuseks loodud. Nagu rääkisin, sinna tuleb Disney World, praegu on SeaWorld, Ferrari park, seal on kontserdid, seal on F1 rada. Samas see on kõige lähim koht Dubaile, see on lennujaama juures. Ja praegu me möödume näiteks Fahid Islandist, kuhu tuleb mõlemal poole teed. Mereäärsed majad, ridakad villad. Abu Dhabis on väga äge, et see vesi on reaalselt kristallpuhas. Dubai sellist merevett ei ole. Ja nüüd me sõidame mööda Al Khudeirat silda. See on sild, mis ühendab siis praegu Khudeirat Islandit. Neid sildu ja tunneleid tuleb veel, et ta ei jää ainult üheks. Ja me sõidame praegu mööda Navaif villadest, mis on välja müüdud. Ja nagu näete, siin aktiivne ehitus käib, ehk esimesed õnnelikud investorid või koduomanikud saavad oma võtmed kätte juba 2028 alguses. Meil on siis Khudeirat Island üks osa, kus on Al Nasim villad 4, 5 ja 6 magamistoaga. Need algasid 2 miljonist eurost. Need on välja müüdud, kuid võib-olla on võimalik saada mingisugune broneeringust vabanemine. Meil on siin Navaif East ja West villad, mis on ehitatud künka peale ja iga uus rida on eelmisest 10 meetrit kõrgemal. Et meil on merevaade, meil on rajoonivaade, meil on linnavaade, meil on olemas kõik võimalikud vaated. Need on ka välja müüdud. Meil oli siin Navaif Village ridamajade ja kortermajadega ja loomulikult ka Bashairi projekt, kus on siis villad ja kortermajad. Ja see kõik teeb selle rajooni eksklusiivsemaks tänu sellele, et siin on rand, see on saar
siin on kõik eluks vajalik olemas, see on uus, see on ehitatud ühe arendaja poolt. Kui me räägime kortermajadest, siis nende hinnad algavad umbes €500,000, kahestoalisest, kolmeselt umbes €1,000,000. Ja mis on hea, on makseplaan, et sissemakse on ainult 10% ja ülejäänud siis ehituse ajal paari aasta jooksul. Ja kui me võrdleme hindu, siis näiteks siin maksid villad €3,000,000, 500-ruudused villad künka peal. Näiteks Marbellas või mujal Euroopas, Prantsusmaal, mere ääres, sa ei saa mitte midagi osta samaväärset sellise rahas. Isegi Eestis samaväärne villa maksab sama palju kui mitte rohkem. Ja loomulikult on villad olemas eri stiilis, näiteks 6 magamistoaga, siis Navaifis oli selline moderne villa, Al-Nasimis oli meil ka South Californian stiilis villa. Need kliendid, kes ostsid oma villad veel pool aastat või aasta tagasi, nad said isegi valida maja välimust. Kahjuks enam seda valida ei saa, võib-olla uutes etappides. Näiteks siin on Al-Nasimi 5 magamistoaga villa ja nii edasi. See saar on hiiglaslik. Nagu näete, et üks osa on vaba ja veetmisvõimaluseks, siin tuleb surf, velodrom, 16 kilomeetrit avalikku randa ja 51 kilomeetrit rannajoont. Siia tuleb golfiväljak koos villadega, mis asuvad golfi ääres. Meie siis Navaif, Village East and West, millest me rääkisime, Al-Nasim majad ja loomulikult Bashayer korterid ning siia tuleb ka kolmas küngas, mis tuleb kõige eksklusiivsem villadega, mis ehitatakse jälle künka peal unustamatute linna silueti ja merevaadetega. Ja mis kõige ägedam on see, et interaktiivsel kaardil me näeme kõike, et siin tuleb väike park ja mool ja siin tuleb ka park ja jõusaal. Me saame konkreetselt siseneda teie huvipakkuvasse majja või korterisse, et vaadata ringi, milline ta hakkab välja nägema, planeering ja ka VR-reaalsus. Ehk nagu me näeme, planeering on esimesel korrusel selline ja me võime ka minna 3D pilti ja kõndida seal ringi ja vaadata, kuidas te tulevane korter või ridaelamu või villa hakkab välja nägema ning millised hakkavad olema umbkaudsed vaated. Ja sama me võime teha ka kortermajadega, et me võime siseneda teile huvipakkuvasse kortermajja, valida näiteks korteri, mis on veel vaba, siseneda sinna, vaadata planeeringuid ja vaadata ka loomulikult 3D reaalsust. Nagu te näete, me saame igas korteris kõndida ringi ja valida endale meelepärane vabade korterite seast või enne ametliku uue etapi müügi algust valida enda lemmikud välja. Ja muidugi Tara park, mis asub Al-Reem Islandil, 5 minutit downtown Abu Dhabis, 5 minutit ADJ, mis Abu Dhabi Global Marketsist. See on täna parim hind turult sellisele tootele, sest siin saab osta väga atraktiivse makseplaaniga korteri alates umbes 1,6–1,7 miljonist dirhamist. Ja siin 2 maja on välja müüdud ja 4 maja veel tuleb müüki. Sissemaks on ainult 5% pluss 2% registreerimistasu. Dubais on see 4. Iga järgnev maks on 5% iga poole aasta tagant. See on väga hea investeerimisvõimalus. Tänu asukohale, kvaliteedile, makseplaanile ja majade vahel on loomulikult pargid, basseinid ja spordiväljakud, et need 6 maja on nagu minikommuun kesklinnas. Samas käe-jala ulatuses on kõik lähedal ning mis tasub mainida, et Abu Dhabi on palju rahulikum kui Dubai, eks siin ei hakka teil voorima 10 000 autot päevas maja ees. Nüüd me sõidame Al-Reem Islandile, et näidata, kus siis Tara park hakkab asuma. Alati vaatame ka konkreetset asukohta, mitte lihtsalt brošüüre. Me jõudsime siis Tara pargi krundile Al-Reem Islandis, kus siis hakatakse ehitama reaalset maja. Nagu te näete, meil on siin Abu Dhabi skyline, kus on siis kõrghooned. Meie taga on ka Al-Reem Mall. Kõrgematel korrustel hakkab olema vaade üle mooli ka kanalile. Ehk väga oluline on ka näidata teile, kus see maja hakkab reaalselt asuma. Ja näiteks samuti kanali ääres Al-Reemis, Tara pargi kõrval Muheira, mis on juba välja müüdud, aga võib-olla vabaneb midagi broneeringust. Siin mul ostis üks klient 2 magamistoaga ehk 3-toalise korteri 650 000 euroga. Sama raha eest Dubais saab täna osta mere ääres 2-toalise. Ja nüüd me hakkame jõudma Saadiyat Islandile, mis on siis kultuurisaar,
kus siis ehitab riigiarendaja Aldar. Seal on siis Guggenheimi, Saedi muuseum, muidugi Louvre, eksklusiivsed kortermajad ranna ääres. Vaatame üle. Ja nüüd me hakkame kohe jõudma Louvre'i muuseumisse. Oleme ka kultuursed natukene ja nüüd me jõuame Mamsa rannale, kus on ka eestlaste restoran Valgerand ja nagu näete, osad majad on valmis, osad on veel ehitusjärgus ja siin on imeilus rand promenaadiga ja restoranidega. Ja see on siis Mamsa rand koos promenaadiga, kus on palju restorane, kristallpuhas rand ja siin ehitatakse ka Nobu hotelli koos residentsidega. Ja nüüd me oleme Aldari müügikontoris ja siin on Sadiadi makett, kus me olime Louvre'is. Ja siin on meil siis Louvre, Guggenheimi muuseum, Sheikh Zayedi muuseum, mis varsti avatakse. See tähendab seda, et see on mitte ainult Abu Dhabi, vaid kogu Ühendemiraatidel ja Lähis-Ida kultuuriline regioon, kus ühes kohas on nii palju maailma tasemel kultuuri eksklusiivsust. Näiteks Mamsa rand ja siia ümber ehitatakse kortermajad Nobu, Mandarin Oriental ja kõik, mis teil on eksklusiivseks eluks investeerimiseks vajalik. Siin hinnad algavad umbes 4 miljonist dirhamist one bedroomi eest ja two bedroomi eest 8 miljonist dirhamist. Ja kui me räägime bränditud residentsidest nagu Mandarin Oriental või siis Nobu, siis seal ikkagi hinnad algavad juba mitmekümnest miljonist dirhamist. Ja loomulikult ehitatakse ka Fahid Island, millest me sõitsime mööda, kuhu tulevad eksklusiivsed kortermajad, ridamajad ja eramajad, kus korterite hinnad algavad umbes 2,2 miljonist dirhamist, makseplaaniga 60-40 ehk 60 ehitusajal ja 40 kättesaamisel. Muidugi riigi arendajalt Aldar. Ja tänases ilmaprognoosis on meil siis Abu Dhabi kinnisvara. Sime mööda Yas Islandit, mis on siis meelelahutus Island, Fahid Island, Louvre, Guggenheim muuseum ja Sheikh Zayedi muuseum ja siis ka eestlaste Valgerand restoran. Me olime ka Al-Rim Islandsil, kus on siin Stara Park ja Muheira, mis on nii-öelda Abu Dhabi Business Bay. Ja nüüd me jõudsime Hudeirat Islandisse, mis tuleb Manhattani suurune. Ja nagu ma näitasin teile videos, siis me nägime ainult seda osa, mis on juba välja müüdud, aga loomulikult ehitatakse ka edasi. Meil on oodata veel ridamaju, villasid, kortermaju. Näiteks siia tuleb 3. küngas, see tuleb veelgi eksklusiivsem kui esimesed 2. Kellele pakub Abu Dhabi huvi, tahab sellest rohkemalt rääkida, kinnisvarast võimalustest, saada rohkem infot, turuanalüüsi, siis võtke ühendust ja ma tänan teid vaatamise eest.